olemas. Kuidas ma tean, et Jumal on olemas? Jumal on selline Jumal, kes muidugi mind hoiab. Meil on šampanja. Pidevalt ka. Ja nii, et kui ma selle oma sünnipäeva reisi tegin, ma 50 sain ja Hongkongi sõitsin, siis ma muidugi tahtsin minna Kataiga. Aga siis pandi Air Balticu, need keevitati külge, Air Balticu Tallinn Amsterdam, Amsterdam Tallinn lennud. Ja ma ei tea, mis laadid. Ma mõtlesin, et vahet pole, et peaasi, et Amsterdam tõmbasin kurku. Et peaasi, et Amsterdami saan. Et küll sealt edasi siis näeb, eks. Mul põhirõhk oli ka Kataiga ärikassis minna. Ja muidugi Kataiga ärikassis sellepärast, et mul oli null raha on selline raha, mis on saadud ebaeetiliselt. Ma ei räägi ebaseaduslikult, ma räägin ebaeetiliselt. Ebaeetiliselt on see, et rikub eesti keele seadust ja ma ei tahtnud sellega midagi tegemist teha, aga ma otsustasin, et ma olen edasi, teen ausalt oma töö lõpuni, aga see raha on räppane minu jaoks. Ja siis ta oleks nagu ükskõik mis summa on, võib-olla, ma ei tea, hästi palju nulle, ta on null. Ja seetõttu ma sain Katai ärikassi pileti osta, et vahet pole mulle. Ja ma olin seal Air Balticu Tallinn Amsterdam lennul. See oli 24 detsember. Ma tahtsin nagu jõuluõhtu veeta, jõuluõhtu Katai varem. Siis oli absoluutselt fantastiline lennus, absoluutselt fantastiline. Ja pärast seda oli ainult üks allakäik käinud. Täna oli kõige õudselt, täna nagu tuli stjuardess hakkas rääkima vene keelt. Päriselt. Ja see on ikka tunnud, keegi see musikaga vastu nägu üle. Ma tegin seal Prantsusmaal seda Hispaaniasse kõndi ja nägin seal Aasal seda. Ja ma ChatGPT abiga identifitseerisin selle pulli ära. See oli, kirjutakse limusiin, aga ma hääldab nagu limusin. See oli tume oranž karvane, eks ju. Google'i andmetel 1000–1300 kilo. Ja kelles ma mööda läksin, aga ma praegu valida, kas ma lähen uuesti sellest pullist mööda. Või ma pöördub keegi jälle võib-olla vene keeles. Siis ma lähen sellest pullist uuesti. Ja nüüd, praegu ma saan aru, ma läksin sellest pullist sellepärast mööda. Ta oli täpselt sama energia, mis nende kassidades oma ääres. Kui tule unele nagu mõtles ka. Loom, eks ju, rohus unele. Ja muidugi see oli 1000–1300 kilo, aga suurte sarvedega. Aga ta oli siuke unele. Nii et ChatGPT ütles, et ma läksin bussijuhiga pärast, et see pullid on nagu ohtlikud. Bussi ütles, et ei ole, kui need lehmi või oma vasikeri kaitse. Lehmade lähedal ei ole vasikeri kaitse. Aga ChatGPT ütles, et mõnikord on ohtlikud, see peab olema territooriumil ja nevad ohtlikud. Või see on need territooriumi peab kaitsema. Ja mina olin tema territooriumil. Ja see mina, et ma vaatasin, et ma olen mingisugune suvaline kõnn. Et las ma seda ruttu lähen, ta ei rünna. Aga see oli päris jube, mis toimub. Päris jube. Küsisin ChatGPT käest, et mis asja seal on, et miks on nii, et kui see limusaani see pull, eks ju, et miks temast mööda minna on nagu kergem, kui keegi nagu sõnadega haavab. Millest see tuleb? Ja ChatGPT ütles, et surm on inimesele kergem kui väärikuse haavab. Väga sügava mõttel. Ja tegelikult on nüüd mõtled nagu keskmäisetele filmidele, romaanidele, mis inimesed käivad tapalaval, eks ju. Neile jäetakse alles väärikus, et küll neil jookse kirjuga pea maha, eks ju. Aga neile seal väärikus, nad tulevad korraga riidesse, neil seal kõne, annavad ametlikult sellise rituaaliga kimukale andeks, eks ju. Nende pea pannakse mingisse erilise, kas mingi hõbevaagmale või mingisse väga ilususe kausele korvi kuskile. Kõik on nagu väga selline väärikus säilib. Ja ma sain sellest täna aru. Täna ma sain selle aru, mis iga kell lähema sellest limusaani kodanikust, seltsimehest või ma ei tea, härrast. 1300 kilo, kurat, eks. Ta oli väga suur küll, ta oli väga suur, selline karvane, tume oranž. Suurte sarvedega. Ja. Aga iga kell ma teeks seda uuesti, kui ma oleks valida sellest, mis praegu toimus. See oli kohe väga suur. Ja
ma juhin siis vähemalt seda prompsu šampanjat selle aasta viimast korda. Tahtsin teha Starlinkiga seda laivi ka, aga Starlink lõpetas töötamise, kui ma praegu ei töötanud, algus töötas enne alguses. Ja YouTube'i live, ma saan 24 tunni pärast laivi teha. Kahjuks ei tule laivi.